No tere jälle! Ühesõnaga nüüd siis jälle neile, kes veel on täiesti uued värsked, ei tea veel täpselt, kuidas kasutada oma lehekülge. Siis ma korraks kõigepealt lähen tunesglobal.com ehk ma ütlen alati ., see on ingliskeelne väljend, tegelikult on .com, tunesglobal.com. Nagu ma ennem ühes videos mainisin, et lehekülg võib ilmuda kahte moodi veel hetkel. Siis kui teil ilmub niimoodi, siis sisse logimiseks minge siinsamas back office, on siin kirjutatud, vajutate back office'i peale, panete kasutaja nime ja siis oma parooli. Aga kui teil tuleb lehekülg nii, nagu mul näiteks juba tuleb, ilusti töötab kõik uue disainiga, ehk siis nii, olete siin siis sisse logimiseks, saate siin samas üleval näiteks on login, ilusti login'i koht, vajutate login'i kohta ja oletegi siin, panete oma kasutaja nime, ehk siis see kasutaja nimi, millega te siis registreerisite. Minul on ta oma nimega, et siis ärge pange minu nime, sest see on minu kasutaja nimi on see, millega te registreerisite oma nagu konto aktiveerisite. Nii, et ja siis password. Ehk siis parool. Ja veel tuletan meelde, et kui ei ole tõmmanud alla endale seda mobiiliäppi ja ei tea, kuidas seda veel käsitleda, et näiteks te ei ole väga kursis mobiilide ja nutitelefoniga, siis küsige oma sponsorite ülaliinide käest, et kuidas seda kasutada. See võimendab teie äri väga hästi ja väga kiirelt. Nii, ja see on igast ägedaid lahedaid asju, mida te saate teha. Nii, logite sisse. Vahetate login, kui olite pannud kasutaja nime ja parooli ja oletegi sees. Ja vahetevahel ta saadab meeldetuletusi, nagu siin on näiteks, et vaata YouTube'i, Facebooki igal pool, et võite selle ilusti kinni panna. Veel on see lehekülg ingliskeelne meile kui eestlastele, aga loodetavasti tulevikus ikka siis ka nagu on ka eestikeelne variant olemas, aga ma olen täiesti kindel, et on, väga paljud riigid on juba olemas. Ja oletegi oma siis nii-öelda kontoris, kodukontoris, office'is, kus on siis igasugused lahedaid asju, informatsiooni. Ja siin te saategi siis näha kõike oma tulemusi, kus te praegult nagu olete, näed, et ma müüki pole eriti teinud, siin on see igasugune nagu edetabelid, kõik te näete oma tasusid, palju te olete teeninud, palju teil on inimesi, mis positsioonil te olete, kus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Seda saab vaadata kahte moodi, saab vaadata niimoodi ja saab ka vaadata siin, kus on old home page. Klikite siia ja siis te näete ka oma laekumisi, näete palju teil on punkte ühel pool, teisel pool, palju teil on inimesi ja nii edasi ja kes need inimesed on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii, lähen tagasi, kui me oleme siin ees lehel ja vahetevahel juhtub niimoodi, et te teate, et te saite mingi leveli, te saite mingi asja tehtud ja te näete, oh my god, seda ei ole siin, siis vahetevahel on kasulik, vaadake siin on selline ilus nupp, nagu ringiratast nupp, vajutate see peale, see on nagu refresh, ehk siis värskendus. Värskendage vahepeal oma informatsiooni. Ja siis siin samas nagu all on, et saate vaadata view latest news and info, lähete siia ja kohe viskab teile Facebook, YouTube, Instagram, kõik need kanalid ette, kus te saate siis näha Junesi poolt siis viimaseid uudiseid. Et noh, siin midagi keerulist rohkem ei olegi. Siin üleval nüüd, kui me hakkame siit ülevalt minema, siis siin on nagu J-Office. See on see, et kui vajutate J-Office'i peale, selle sama peale oletegi siin samas jälle siin samas alguses, et kui te kolate sinna ringi, vajutage jälle siia, olete tagasi. My Profile, alustame siis esimesest, lähete My Profile'i peale ja siin te näete siis oma neid andmeid, mida te saate muuta, et näiteks e-mail, alustame siis siit vasakul pool on siis sinu üksteid olulised andmed, kasutaja nimi, sinu ID, kui sul on registreeritud oma ettevõtte siia, siis sinu ettevõtte tax number. Kui midagi tahate muuta, osasid saab kohe muuta, osasid andmeid, aga mõndasid andmeid saab muuta niimoodi, et te peate saatma lihtsalt otse kirja sinna sama firmasse, seda me saame nagu näidata ka kuidas ja mismoodi. Siin on kõik nimed, sünnikuupäevad, aadress, mida te saate siis muuta, kui te vahetate oma aadressi. Ja kõik, kus on see postitused tulevad ja kõik muud asjad, et siin on kõik kirjas, saate seda nagu muuta. Nüüd siin paremal pool siis on teie keel, et need on siis keeled, mida hetkel on võimalik valida siin süsteemis, siin on süsteemikeeled.
ja kas te tahate saada emaili või ei taha saada otse või te vaatate oma emaili siit samast lehekülje pealt, et sinna saate igast asju, saate oma andmed panna, Skype'id, Twitterid, Facebookid, et siis inimestel on võimalik kontakteeruda. Teie parooli vahetuskoht on siin. Ja siis on see, et kui inimene läheb teie lehele, ehk siis see, mis me eelmises videos rääkisime, et see teie põhilehekülg, mis on teil visiitkaardi peal, siis kas ta näeb teie nime ja emaili, teie nime ja telefoni või kõike nagu andmeid, et see on selleks, et mõni inimene tahab, et keegi saaks kohe temaga kontakteeruda, mõni inimene ei taha, et see on see teie valik. Siis siin on selline asi nagu log placement. Log placement on see, et kui te hakkate oma ärisse tooma inimesi, siis nad lähevad alati vasakule või paremale. Ja kui teil on oma taktika, omad mõtted, et kus pool teie inimesed peaksid nagu asetsema hetkel, siis siit te saate valida, kas järgmine inimene, kes tuleb, läheb vasakule või paremale. Või siis on see automaatselt, et ta viskab automaatselt vasakule paremale inimesi. See on sellepärast, et kui teil näiteks on internetis või kuskil on teie link oma enda lehekülje peal üleval, kus inimesed saavad oste sooritada või liituda, siis te ei pea kogu aeg nagu seda eraldi tegema, et vahetevahel ongi, et hommikul ärkad üles, vaatad, oi, 2 inimest on, aga siit saad ära siis märkida, et kuhu poole nad esialgu lähevad. Alati, kui midagi muudad, siis keri alla ja siin on submit changes ehk siis salvesta muudatused. Ja kes juba on rohkem nagu sotsiaalmeedia kanalitega siin seoses, siis siin on Google Analytics ja AdWords setup, et see on hästi lahe asi, millele me saame keskenduda siis, kui keegi eraldi küsib selle kohta, et see nagu esialgu kohe nagu nii oluline ei ole, aga saate uurida, need, kes teavad, need teavad, et see on juba sotsiaalmeedia spetsialistele, kes tahavad arendada. Business card, siit saad tellida omale ka visiitkaarti, et kui sul ei ole ja tahad saada täpselt sellist ilusat disainitud, valmis tehtud, saad andmeid sisestada ja klikin siia peale, et saad endale tellida siis oma nagu visiitkaardi ka. Aga noh, praegu siin mõtleb, natuke aeglane, et põhimõtteliselt jah, et siit saate seda infot nagu jälgida ja muuta, et see on teie põhiinfo koht. Nii. Ja business card'i puhul ongi siis, näed, ma läksin sisse, siit saate valida, et millist te tahate, et saate omaenda Junessi disainiga selle kaardi tellida siit, et siit panete kõik andmed sisse ja millises formaadis ja saate omale tellida siit igasuguste ägedate taustadega, et siit valite, et millise ja siin on näiteks ka, et kui palju maksab, saate siit ilusti tellida, et see on hästi hea, sest et vaata, kui sa käid kuskil ringi, keegi küsib, siis kohe annad professionaalse kaardi, et sa ei pea olema disainer, et selles mõttes Junes on hästi teinud, et sa ei pea hakkama disaineriks tegema neid asju ise valmis, kõik on olemas. Võt nii, et läheme tagasi. See on siis My Profile. Järgmine Member Zone'i ehk siis liikmetele. Siin on väga palju kasulikke asju, seletan selle lahti, need kohad, mis on siis nagu hästi olulised. J-Cloud, esimene asi, väga oluline asi, vajutate siia peale ja lähete sisse. Kui teil nüüd näiteks on inimesed kuskil riikides, siis siia alla on uploaditud, noh, siin ei ole väga palju internetist, YouTube'ist ja mujalt leiab veel materjale juurde, aga siin on päris palju olulisi materjale, noh, näiteks mina hiina keelt ei räägi, aga mul on hiinlane, kes tahab teada toote kohta, ma lähen siia ilusti siia Chinese peale, üleval on meedia, ehk siis videod hiina keeles, ma lähen praegu tagasi, ma võtan näiteks printimiseks, et kui mul on üks hiina klient, tahab saada omale ilusat professionaalset faili mingi toote kohta, siis ma lähen täpselt siia, product sheets, näiteks AM/PM-i kohta, vitamiini kohta, vajutan siia peale, nii kui vajutan, ta tõmbab kohe selle arvutisse automaatselt, mul siis siin all vilkus, et näed, tõmbas ära, avan selle ja mul on ilusti olemas hiina keeles selle toote kohta tutvustus. Ja kui ma nüüd selle panen omale mälupulga peale või saadan e-mailiga trükikotta, siis ma saan selle ilusti välja trükkida professionaalselt, et jälle ma ei pea disaineri tööd tegema, et kõik asjad on nagu tehtud erinevates keeltes. Et siit te saate omale videosid ja dokumente, igasuguseid huvitavaid asju alla tõmmata erinevates keeltes, mis siin hetkel on saadavad. Kui midagi on puudu, näete, et seda keelt ei ole, siis kindlasti küsige oma sponsori või kellegi tiimiliikme käest, et väga palju infot liigub ringi ka muud moodi. Et kasutage seda ja aitab väga palju. Distributor information, siit te saate omale igasuguseid kasulikke nagu toimingute nagu dokumente
ja siin on ilusti kirjutatud, kui mingi asi on arusaamatu, et ma ei hakka tõlkima ükshaaval siin, et mida see täpselt tähendab, siis küsige. Et siin on väga palju dokumente, protsesse, mida te saate näiteks sellesama taksinumbri, ma ütlen alati taksi, autoshipi nagu lõpetamine ja igasuguseid asju on siin, saate neid alla tõmmata ja vaadata ja lugeda, et siin on samamoodi õpetusi erinevate protsesside kohta. Ja siin samuti on veel, nagu ennem oli J-Cloudis olid need videod ja toodete kohta, siis siin on nagu erinevate riikide kohta ka sellised olulise nagu dokumente, mida nendes riikides on vaja, näiteks, et siin Venemaa kohta, kui te siin lähete allapoole, Venemaa kohta olid näiteks toote sertifikaadid, et neid võib nagu Venemaal nagu tarbida ja nii edasi, noh, igasugused huvitavaid dokumente, mida teil on vaja. Et vastavalt siis riigi nõuetele, et siit saab nüüd kõik kätte, ja alati küsige muidugi oma sponsori käest, et kui teil mingi küsimus on, et siin on väga paljude riikide kohta informatsiooni veel. Ja üritused, events, hästi oluline asi, et kui te käite kuskil, need on siis nagu suuremad üritused. Et kui teil on inimesed erinevates riikides või siis teie enda riikides midagi suuremat toimub, siis siit te näete ilusti ära, et kus kohas, mis riigis, mis osariigis, kus toimuvad siis üritused, et te saaksite ise kohale minna või siis saate oma inimesed, nad saaksid õppida ja areneda. Ja on ka siseürituste kohta küsige omaenda inimestelt. Ja teadaanded, news and announcements, et siit saate igasugused teadaanded, need tulevad siia, ja saate saata sõbrale kirjakesi, igasuguseid ägedaid asju, ja downloadida faile, uploadida faile siia ja nii edasi. Teil on niisugune oma nagu niisugune office, niisugune sahtel igasuguste paberite ja dokumentidega, see on nagu nii-öelda sahtel. Järgmine asi on shop, ma kohe shopi lähme viimasena, siis on reports. Reports on teie, shop on siis nagu pood, kus saate osta omale asju. Reports on siis teie nagu raamatupidamine ja kõik teie nagu arved, käigud, tellimised, kõik asjad salvestatakse siia, see on sellepärast, et kui te tahate hiljem midagi oma paberimajanduses nagu näidata või kuskil koguda, siis kõik asjad teil on siin nagu olemas, et siin on väga palju teemasid, millest me eraldi teeme ka videod eraldi teemade kohta, et siin on kõik info, saate seda vaadata raamatupidamist. Autoship, selle kohta on eraldi video, vaadake, Autoshipi kohta on täiesti eraldi video, et see on siis üks tellimismeetod, mis annab teile väga palju häid nagu omadusi, et jõuda redelile edasi. Ja siin on igasugused ägedaid võimalusi, kuidas omale soodustusi tekitada juurde. Nii, ja jah, et selle kohta on eraldi video, vaadake kindlasti seda. Mailbox on siis uudised, kõik erinevad suuremad toimingud, paketid, kõik, mis liiguvad ringi, et kõik siis laekub nagu siia. Et saate siin olla kursis kõigega, et teid hoitakse alati kursis, et ei ole sellist asja, et ma ei tea, uurige, lugege. Ja Wallet, selle kohta ka eraldi video tulemas kohe, et Wallet on teie rahakott, et kui teil on juba tulud tulevad ja kõik need asjad, siis siin ongi see, kõik see pankade, kaardide, maksude, kõikide see süsteem, siia tuleb siis eraldi konto teha või eraldi nagu sisse logimine, et mul on juba tehtud, seepärast ta ei küsigi siin, et loo omale siia nagu ligipääs. Et see on samamoodi, et tuleb eraldi kasutajanimi ja parool, kuna see on rahakott, et see ei ole, see parool ja password peab olema täiesti erinev sellest, millega te logisite siia sisse, ehk see on see rahakott. Selle kohta küsige ka lisa oma inimestelt, kes on teie üleval, ja vaadake siis eraldi videot selle kohta. Ja helpdesk, üks kõige paremaid asju, et kui teil on alati küsimus, et midagi te ei saanud aru, kust, mis, siis on olemas helpdesk, kuhu te saate kirjutada. Et call center on ka olemas, selle kohta on ka informatsioon üleval, et saab ka helistada, aga siia kirjutati, vastused tulevad suht kiiresti. Me oleme siin saanud 10 minutiga väga keerulistele asjadele kohe vastuseid, vahet pole mis teemad. Et helpdesk on selline koht, kus saate. Ja J-Tools on selline asi, mida ma soovitan hakata igale inimesele siis nagu õppima ja arendama, sest et selle kohta me peame ka tegema eraldi videod juurde, kuna siin on väga palju rääkimist. Aga räägin ära, My Leads on siis teie kontaktide andmebaas, et kui klikite siia peale,
Te saate sisestada siia oma inimesed, tuttavad, panete nime, telefoninumbri, emailid, kas ta on näiteks, on ta uus inimene, külm, soe, hot, kuum, onju. Ja te saate siin, saate seda nimekirja välja printida, onju, te saate teha ilusti siuksed disainitud nagu nimekirja, näiteks kui ma klikin nagu siia ühe inimese peale, onju, tema kohta on mul siin kõik andmed sees ja ma saan talle koostada siinsamas näiteks pakkumisi, et näiteks saada talle email, saadan emaili, nii, mis keeles, mille kohta, toodete, mis iganes, panen products, panen näiteks have you watched the Junes video, võtan mingi, noh, paneme siit näiteks, panen ühe siukse teema siia, no et ma ei pea isegi välja mõtlema neid teemasid, et mul on kõik valikud olemas. Ja vaatan, kuidas see kiri välja näeb, Revive näiteks, ja kiri näeb niimoodi ilusti Jonesi logoga, minu kontaktidega, selline ilusti näed, Vahur Agad, Jones Global on kõik professionaalne, selline kiri nagu, et sa saad saata ja saad seda saata kas või mitmesaja inimesel korraga. Et selle jaoks see MyLeads ongi hästi hea koht, et see nagu andmebaas. Appil on ta veel paremini nagu haldatav, et saad hallata seda nagu veel paremini. Ja siin on erinevate äppide kohta, My Inventory, My J-Mobile Profile, erinevate asjade kohta igasuguseid asju, kliki lihtsalt ja uuri nagu vaata lähemalt. Et näiteks, kuidas su profiil välja näeb, mis su andmed on ja see, kuidas ta mobiilis ja igal pool mujal ka. Ja J-Social on veel üks uus äpp, mis annab hästi palju nendele, kes tegelevad sotsiaalmeediatega, kanalitega nagu Facebookid, Twitterid, Instadiga, siuksed asjad annab juurde. Aga siin siis üks hästi oluline asi, näiteks Success on Demand. See on siis nagu siuke õppeprogramm, see on nagu ülikool, et sealt sa saad igasugused lisavideosid, mitte ainult toodete ja äri kohta, vaid üleüldse nagu mõtlemise ja emotsioonide, seal on tohutult palju materjali, videosid, välja printitavaid materjale, pilte, asju, kõikide asjade jaoks, noh, mida inimene vajab, et üldse oma tegemistega ja eluga nagu olla nagu positiivses nagu liikumises ja haritud, et siin on hästi palju nagu siuke nagu lihtsalt nagu ülikool ja soovitan seda kõigil kasutada. Et see on siuke liht nagu tutvustus, mis asi dashboard siin on, see on lihtsalt siukene for fun, klikid siia peale, näed, saad kõik neid asju niimoodi vaadata siit, et ongi siukene asi on ja siin üleval siis on siuke mutrivõti ja siit saad ka minna My profiilile, oma profiilile, oma äri sellele ja saad ka logida ilusti siit välja, et siit samast mutrivõtmest. Lähen kiiresti poodi. Et nüüd, kui näiteks reisite ringi erinevates riikides, siis poega saab ka osta nagu väga hästi. No, ma olin üks kord Itaalias, siis ma siit valisin välja, et asun hetkel Itaalias, valid selle riigi, kus sa asud, kuhu sa tahad osta oma toote või tellida või kas sa, kui tellid koju, siis koju on ja Eestisse. Olen praegu Eestis, aga kui oled ka mujal riigis, siis ei pane Eesti, vaid paned ikka selle riigi, kus sa asud. Valid selle riigi, sest igas riigis osades riikides on ka muid tooteid saadaval, mida näiteks Euroopas veel ei ole ja vastupidi, et osades riikides osasid tooteid ei ole veel jõudnud. Nii, et valid Eesti, valid continue ja kui sa oled poes sees, siis siin on hästi oluline teada seda, et kui sa oled esimest korda tulid just, sa ei ole mitte kunagi ostnud mitte midagi, siis samas kui sa valid omal ükstapuha mis toote, siis sa ei saa seda enam tellida, kui sa ei võta sükest asja, et näiteks see on samas package'i all, kui sa lähed siia package'i alla, kus on siis siuksed suured paketid tavaliselt vahetevahel ilmuvad. Siin all on ka siukene nagu krediitkaardi moodi asi, mis on 0 eurot. Mul seda ei ole, kuna mul on ta juba tellitud. See lisa kindlasti korvi, kui sa teed täiesti esimest korda oled siin ostmas. Aga kui sa ei tea, miks see välja näeb, siis ma näiteks lähen produktide alla, et siin on näiteks olemas see asenduskaart, et kui sa kaardi kaotad, on näiteks siin samasugune kaart, siin ta maksab 8 eurot, aga sulle on ta tasuta siis, kui sa täiesti alguses esimest korda nagu liitud ja hakkad ostma mingit toodet, et sa, firma seisab selle eest, et sul on olemas ekstra võimalus nagu saada oma asju kätte. Nii, packages, siin on suured paketid ja alati soovitan pakette, näiteks mina praegu lähiajal võtan ka, et sellepärast siin on väga palju tooteid ja kui iga kuu tellid, siis kokku tuleb mõnes mõttes nagu odavam. Mul on hästi palju tooteid näiteks, mida ma olen juba proovinud ja tahan nagu endale ise ka saada.
ja event packages ja vahetevahel on ürituste ja mingite eri aegadel sellised eripakkumisi, mis tulevad siia siis vahetevahel üles, et hoidke silma lihtsalt peal ja tavaliselt uudistes öeldakse ka, et kui emailides tulevad teavitused, et kui on mingisugused ägedad paketid. Ja products, siis on tooted ja toodete puhul ka on erinevad paketid, sooduspaketid ja näiteks praegult siin on kevad siuksed sooduspaketid, mis ei kesta kaua, aga kui sa nagu võtaksid tooted siin eraldi ja vaatad, mis siin sees on, siis noh, näiteks see pakett siin on 130 eurot, on ja siin on üks seerum, üks päevakreem, on või see, jah, ja siis on puhastaja ja need instant lasers tuubid on ja kokku 130, et kui sa need kõik eraldi tellid, siis läheb kõvasti üle, ma ei tea, 250 euro võib-olla on ja siin. Et hetkel väga võimas nagu soodukas, et soovitan seda tellida, annab 100 punkti ka, et näiteks kui sa oled äris uus, kohe liitud, aktiveerid omal punktisüsteemi ja distribuutoriks ennast koheselt on ja siukse paketiga, et tavaliselt inimesed on siin neid punkte kogunud natukese kauem, kes vähem on ja, aga noh, paketiga sellega on kohe kõik tehtud ja sul on põhitooted sees. Saad kohe kogemuse kätte ja ongi tore. Aga siin saab eraldi siis tooteid osta, saate lugeda nende kohta. Muidugi eraldi lehtedel ja eraldi videodel on rohkem informatsiooni, siin on niisugune üldine info. Ja saate siin need siis nagu panna korvi niimoodi, et vajutate lihtsalt siin näiteks toote kõrval on quantity, palju siis on üks või kaks ja siis lähed siia täiesti alla ja add to cart, et lisa korvi, siin all on siuke nupp. Ja kui ma nüüd siia korvi lisan, siis siin korvis nad mul olemas on ilusti ja lähen check out'i ja kui ma lähen check out'i, siis siin on protsessid väga lihtsalt. Panen oma andmed siia kirja, näiteks lembitu 766 on ja, või mis iganes aadress on ja panen siia kõik andmed kirja, panen I understand ja panen submit siin all. Hops. Ja siis ta küsib ühe korra veel andmeid, et kas need on õiged ja siin all on transport, shipping method. Kas 30 eurot või 11 eurot. Vahe on selles, üks on kiirtransport ja teine on nagu siis tavatransport. Eesti puhul ütlen näite, et olen kasutanud tavatransporti kogu aeg, tooted tulevad väga kiiresti kätte, et see 30 siis on mingi ülikiire, aga noh, Eesti puhul ma olen kuulnud, et FedEx väga kiire, väga turbokiire ei ole, nii kiire, kui ta näiteks oli meil Itaalias, et noh, siis ise teate, saate otsustada, aga siit tuleb siis see transpordimaks ja kui see on pandud, vajutad submit ja siin ta siis näitab ära selle toote summa, transpordisumma ja maksud, kõik mis lähevad juurde ja täishinde siin all valid siis mis meetodiga sa maksad, siin on erinevad kas krediitkaart ehk siis ka debitkaart meie keeles, et osad ajavad segamini, mul ei ole krediitkaart, ega tegelikult on pangakaart, millel on debitkaart funktsioon. Ja kontrollige kindlasti, et kas teil on internetimaksed nagu avatud, et osad siin on teinud oste, et API ei tööta, aga siis tuli välja, et internetimaksed ei ole nagu käivitatud, et küsige oma pangast järgi. Ja kes kasutavad PayPali, teavad, mis asi see on ja nii edasi. Ja siin on igast muid variante. Ja siis submit ja siis oma andmed, tellimuse ja aadress on, kõik on olemas. Autoshipi puhul siis vaadake kindlasti, kuidas Autoshipis ostmine käib. Et need, kes juba on tegevad inimesed, soovitan õppida selgeks Autoshipi ostusüsteemid, siin on 2 varianti. Et sellega saab ennast lihtsalt kvalifikeerida erinevatele levelitel väga kiiresti ja efektselt ja siin on ka igasuguseid soodusvariante. Vaadake see eraldi video läbi. Et tänaseks olekski kõik, et ma rohkem infot ei jaga, siin võtan eraldi videodega kõik need teemad niikuinii läbi, et see members only shop, reports, Autoship, kõik võtame eraldi läbi. Nii et õppige, uurige, puurige, küsige, kindlasti küsige hästi palju küsimusi, mida rohkem küsimusi, seda kiiremini teil kõik asjad selgeks saavad ja seda lihtsamaks läheb. Et selline oli siis väikene meie kodukontori, internetikontori tutvustus. Nautige, tundke mõnu ja vasti jälle räägime. Tšau!